Tervist! Täna on 18. märts ja te vaatate Risto Rank Farming kanalit. Täna mul on ülinunnu, vaadake seda, ülinunnu uudis, sellepärast et meil koorusid esimesed mansuuriavutid ja esimesed need niinimetatud pärlikad. Ma võin otsida selle päris nime ka välja, mis vutiliik see on, aga siin need on. Ja need on nüüd siis meie nendest enda munadest esimesed ja tundub, et koorus esiteks oli ülihea, ma olen väga rahul. Neid mune polnud teab mis palju, koorusi väga hea. Nad lähevad nüüd sinna alla ruttus soojast, ma võtsin siit eest katte ära, aga nad on igatipidi aktiivsed, tundub, et inkubeerimine oli hea, koorumine oli väga hea ja nad on ülinunnud, nad on natukene rohkem triibulised, heledamad, nii et siit tuleb meie järgmised munejad ja ka muidugi lihakehad, sellepärast et mansuuriavutt on natuke ikkagi suurema lihakehaga vutiline, nii et üliäge, ma olen nii rahul. Ja muidugi on inkubaatoris veel need mini-vutid, et idasinivutitibud, aga seekord neid koorus vähe kahjuks, minu arust on neid ainult 3 seal, lähme võtame need ka välja. Ja miks need on ainult 3, põhjus on tõenäoliselt väga lihtne, et need munad, ta munes ju seal õues siis, kui oli see väga külm aeg. Nii et mune küll oli rohkem kui eelmine kord, aga tõenäoliselt osad munad said päriselt külma ja mine sa tea, võin nad puruks lüüa vaadata, mis seal toimub, aga üldplaanis ma arvan, et see on ikkagi selle külma probleem oli. Aga lähme võtame need 3 tükki välja ja näitan, kui väiksed ja nunnud need on. Idasinivutid on siis praegu veel hatcheris ja kolivad siia alla akvaariumisse, sama akvaarium, mis oli eelmine kord nendel tibudel. Kõigepealt võib-olla näitan teile ära, kus on need tibud, kes siin olid eelmine kord. Need tüübid on siin, vutimajas ja nad on tegelikult ajutiselt selles samas vutipuuris, mis me kunagi suvel ehitasime, ma ei tea, kas te mäletate. Teeme ukse lahti vaikselt ja praegu nad on tegelikult esimest päeva siin, seega nad on natukene kohmetud, nad ei tea täpselt, kuidas peaks olema, mis peaks tegema. On siin. On 3 isast, 2 emast, 1 emal on hästi ilusat värvi ja 1 isan on hästi ilusat värvi. Teised on pigem traditsioonilised. Seesama esimene emane siin on niisugune loodusvärvi, nagu nad loodus on ja nagu meie teine eman oli. Aga teine on musta ja valge kirju. Vaatame, kas nad hakkavad varsti liikuma ka, et siis näeme. Siin nad on jah, et nemad on juba täiesti päris linnu nägu ja tundub, et vutimajja saame neid tunduvalt rohkem. Näete, seal on ka paistab see teine emane siis, et on niisugune mustale kirju üli ilus minu arust ja isased sagivad ringi nagu ikka. Nad on väga nobedad ja väga ägedad linnud. Nii, võtame siis need idasinivutitibud ka siit välja. Eelmised vutitibud ma just võtsin siit välja natuke tagasi. Siin on ainult munakoored veel, mõned mädad munad, aga siin nad on siis ülinunnud väiksed tüübid. Samamoodi koorusid nad jälle selle võrepuuri sees. Et kahjuks on neid seekord 3 ja ei ole asi selles, et nad ei oleks välja saanud, vaid seal ei ongi tibu sees lihtsalt. Aga paneme nemad nüüd sinna alla ära. Nii, siin nad nüüd on siis. Mu käed on veidigi külmad. Nad on nii väiksed, need on kohe väga tundlikud ka. Kuigi nad on, ma pean tõesti ütlema, tugevamad kui tavalised vutitibud, sellepärast, et nad on ikkagi looduse linnuliik. Appi kui väiksed. Appi kui väiksed. Üks on huvitavat värvi. 2 tükki on oma looduse mustriga, aga üks on natuke teistsugune. Vaatan, kas ma saan tulla lähedale näidata teile. Vaadake nüüd teda minu käe peal. See on ikka hämmastavalt pisike lind. Et minu väike räpp on natuke jämedam kui see lind ise. Et nad on üliminid. Aga väga vaprad ja väga tugevad. Ja need, kes alati kooruvad, seal ei ole selliseid nõrkasid. On alati tugevad, tublid linnud. Toon neile nüüd joogi ka ja siis nad jäävad siia kosuma. Minu juures saavad sellised väiksed tibud alati juua sellise süsteemiga. Tavaline väike 200-milline joogiklaas, all on täiesti tavaline salvesti purgigaas ja ma tõstan selle ääre üles niimoodi, et ma panen siin alla lihtsalt ühe väikse kruvi.
et see kruvi on lihtsalt hea raske, ta ei liigu sealt paigast ära ja laseb veel välja tulla piisavalt sealt, et see on niisugune hea süsteem, mis on alati toiminud ja toimib ka edaspidi, et mul ei ole mingit spetsiaaljootjaid nii väikestel tibudel, nii et seal on siis see jootmissüsteem. Nii, ja nemad ise on nüüd siis siin, nagu te näete, vabandust, sellepärast klaas on natuke must, aga alguses nad nüüd soojendavad ennast seal all uuesti ära. Seal on neil piisavalt soe, see on 60-vatine pirn tegelikult ainult. Aga kuna nad on nii pisikesed, siis nad saavad seal all vabalt hakkama. Nad soojenevad seal, magavad, mõni veel nokib juba toitu, üks siblib ringi, tutvuvad territooriumiga, aga siin nad saavad edukalt hakkama. Ja need eelmised, kes siin olid, nemad on siis juba täis sulgedes ja täiesti eristatav, kes on kukkekana. Nii et nad kasvavad ka juba kiiresti. Üks inkubeerimistsükkel, ehk siis 18 päeva põhimõtteliselt, on linnud juba täis kasvanud. Siin on nüüd näha, kuidas esiteks tavaline vutimuna, mis ei ole ka teab mis suur vutimunade seas, see mõttes, et on suuremaid vutimuna, see on niisugune keskmine vutimuna ja siin on nüüd seda idasinivuti enda muna. Et idasinivutimuna tegelikult on linnu kaalu kohta väga suur. Aga ma tahtsin näidata siis seda, et kuidas on korrektne koorumine siis, et vutt, kanatipu muidugi, teeb niisuguse peaaegu ringi ära ja siis surub lahti selle kaane põhimõtteliselt, et ta tuleb siit välja ja ongi munast väljas ja see kaas võib kunni tagasi põhimõtteliselt. Nüüd mina tegin see oisaugu sisse ja täpselt samamoodi on tulnud see siit välja siis on ju, et siin on nagu näha seda vahet ja gaas lahti ja ilgelt nunnu tegelikult nii vaadata, aga ühesõnaga see on nüüd siis korrektne koorumine, et ei ole mingit jama, et kapsel lahti, ronib tibu välja ja ongi kõik hästi läinud. Ja siin tibudega samas ruumis on ka jänes, kes varem oli vutimajas, aga vutimajas läks kitsaks ja jänes pidi kolima teise ruumi. Aga siin ta on ja mul on rõõm teada, et jänesel on uued beebid. Et eelmist pesakondaga, kui te mäletate, oli kolm poega ja nüüd on uued beebid, aga nad on siin samas selle tema majakese sees alles peidus ja nad saavad alles nädalavahetusel, nii et neid ma ei ole veel vaadanud ja ma ei tea, kes seal on, mis seal on, aga üldplaanis jänesel on uued beebid ja see on ülinunnu. Loodame, et seekord jäävad kõik elama esimesest pesakonnast, kui te mäletate, siis üks oli hästi jäbarik ja tema kahjuks ei jäänud elama, aga 3 tükki on väga tublid ja tugevad. Ja kui keegi küsib, kus on need 3 eelmist poega, siis siin nad on väga tublid ja tugevad ja peaaegu sama suured kui nende enda ema juba. Põhimõtteliselt ongi peaaegu sama suured, kaalu poolest natuke väiksemad tõenäoliselt, aga silmaga peale vaadates põhimõtteliselt sama suured. Üks on niisugune ülinunnu natuke pruunikamat tooni, et sellist ei olegi varem olnud, et see on üliägeda tooniga, loodame, et ta on emane ja ei ole isane, et me ei peaks seda kuidagi maha müüma. Et isaseid me ei saa sellest pesakonnast kindlasti jätta ja ka järgmisest, aga emased jäävad kõik meil endale, nii et siin on 3 nunnut, kes on tublid ja tugevad. Sellest võib-olla peakski saama niisugune väike update'i video, et näitan ka seda kohe, et meie enda inkubeeritud sinised, mitte nüüd kõige suuremad, aga järgmine põlvkond sinise munamunejaid on siin. Nemad on juba piisavalt suured, et saad hakkama ilusti vutimajas. Nendest üks vanem generatsioon on siin all juba koos ühtede valgetega, sest neid oli ka vähe, et üksinda puuri panna. Aga siin valgetega koos on veel neid siniseid munejaid, kes olid esimest satsist, keda oli siis mingi alla 12 tükki ainult. Aga uusi on juba tunduvalt rohkem. Sellest puidust vutitornist, seal on üleval korrusel siis need valged ja allpool tumedad kanad. Nemad on hakanud munele edukalt ülevalt poolt. Valgetelt sain täna hommikul 27 muna ja nendelt minust 25, et nemad hakkavad oma munemisega pihta ilusti. Siin all on nüüd uus sats võtte. Siin ei paista muidugi kaamera poolt väga hästi. Tunnevad ennast rõõmsalt. Tundub, et võtti see puur tegelikult väga meeldib, et nad tunnevad ennast natuke varjus seal sees, varju all olevad, aga sealt ma sain juba ka täna ühe muna ja keskmine korrus on siis kuked, välja sorteeritud kuked ja nemad söövad juba lihavuti toitu, mis on natuke teise koostisega, et nad oleksid ilusti prisked selleks, et nad saaksid kellegi lauale.
minu enda ka kindlasti. Aga nüüd nende idasinivuttide haudumisega tekib väike paus, sellepärast välja inkubeerimisega, seepärast, et me ei saa neid mune enam natukene aega, sellepärast, et ta väga visalt haudub enda 3 muna. Ma näitasin teile ka, et seal on 3 muna all ja ta väga tublisti ja visalt haudub ja kui peaks sealt tibusid tulema, see tähendab seda, et ta hoolitseb nende tibude eest ja tibude hoolitsemise ajal lind ei mune. Kana jätab, ka täiesti tavaline munakana jätab munemis järgi, kui tal on tibud. Nii et muidugi looduslinud seda enam. Et nüüd ongi see, et vahepeal on munade paus. Nii et tema haudub enda tibusid siin ise välja, mis on üliarmas tegelikult. Ja papagoi majas on veel üks hästi armas üllatus. Oi, võib-olla on 2 üllatus isegi, vaatame kohe. Kas ma saan teid näidata teile sinna ülesse? Ma proovin minna lähemale niimoodi, et ma ei häiriks. Aga avastasin, et siin üleval on üks üpriski suur tibu. Appi, ma ei saagi see ülesse. Pean võtma kaameralt mikrofoni pealt ära. Jop, ma ei saa siia ülesse. Teate, ma filmin telefoniga. Nii et kui ma telefoniga sain selle pildi, siis nüüd siin ta on. Ühesõnaga seal üleval on siis armas naerutuvi beebi. Aga ma kohe vaatan nüüd sinna kõrvale ka, kas seal on ka väike kedagi. Et siin elu keeb, kevad on täies oos. Just käisin telefoniga seal teisel pool ka ja tundub, et seal on ainult muna. Ja ma ei tea, kas nad hauduvad seda alles või on lihtsalt see haudumine tuksi läinud, et seal ei ole äkki tibu sees lihtsalt. Minu arust nad on koos istunud päris kaua. Ja kui ühtedel on tibu nii suur, siis teistel peaks ka olema vähemalt väike tibugi. Et ma arvan, et see muna lihtsalt ei olnud viljastatud. Aga ülinunnu ikkagi. Uus naerutuvi on veel. Loodame, et tal ikka läheb kõik hästi. Natju, tule siia. Tule, Natju. Tule, mis ta rikad? Väike paks varst. On hea. Natjule meeldib väga kõhuvad sigamine. Ja siit, oi, kukle pealt. Et ta on ülinunnu. Et ma olen üllatanud, et nii ruttu on ära kohanenud. Et on juba täielik sõber ja väga tark loom. Et koerteel astub ise vastu ilusti. Selles mõttes, et ei pea muretsema, et koerat ole midagi teeks, sest ta on küll pisem. Aga selle eest ta on väga osav neile vastu hakkama. On ju, Natju? Jah. Et Natsul läheb väga hästi. Et seda nimevalikut ma ei ole veel teinud, aga ma jõuan, ta on sükene täiesti süle beebi tundub. Et talle väga meeldib tulla, et kui sa istud maha, siis ta tuleb hea meelega, ronib sülle ja tahab sügamist. Ülinunnu. Nii et Natsu läheb hästi. Natsu. No nii, nüüd tohib. Ei tuttu Natsu või? Ei mul süles magama. Aga nüüd ta kukkus alla siit jala pealt. Aga ta tuleb kohe uuesti, ärge üldse muretsege. Sõber koer. Või sõber siga. Aga seal ta on ülinunnu. Vaatame korraks siia suurte tuvide majja ka sisse. Ja järelkasv on ka suurte tuvide majas, et need samad 2 õnnelikku vanemat on suutnud üles kasvatada siin ka jahedal ajal. Näete tuvibeebi, kes on üpris suur juba ja päris sulestik hakkab peale tulema ja täiesti tõupuhas, nii et ilus nende sama sulestik tuleb temale ka, et ilusad suurt kasvu tuvid. Ja muidugi seal üleval haudub üks pruun ka, nii et tema ka loodetavasti varsti tuleb pesa pealt ära, siis näeme, mis seal on. Vot selline saigi meie tänane video, et soovin teile toredat nädalavahetust, loodan, et ilmad lähevad soojemaks ja loodan, et teil läheb hästi. Et nagu näha, siis vaikselt uuendusi tuleb, varsti hakkame ehitama seda suurt aeda, võrk on juba ostetud, suur tänu hooandjad ja share'ige, likeige, jagage, ei muud, olge tublid, tšau!